Saadeuudiste portaal Good News hindab erilisi hetki. Milliseid täpsemalt, sellest on tulnud meile rääkima Monika Kusmina. Tere õhtust! Tervist! No, teil on käimas projekt Minu eriline hetk. Millise projektiga tegu on ja ma saan aru, et sa soovid sinna ka inimesi kaasata? No, me juba päris pikka aega kaasame neid inimesi sellesse projekti. Projekti nimi on tõesti siis Minu eriline hetk, mis tähendab seda, et me ootame kõikidelt Eestimaa inimestelt. No ja miks mitte, kui keegi meie eesti keelest aru saab, siis ka välismaa inimestelt, välismaal elavatelt inimestelt või eestlastelt ootame pilte, mis iseloomustaks selle inimese elu erilist hetke. Tänaseks on pilte ka laekunud, järjest me lisame neid ka Facebooki, nii et inimesed saavad jälgida ja siis omapoolse hinnangu anda, milline pilt neile kõige rohkem meeldib. Milliseid toredaid jäädvustusi on saadetud, mis on sulle juba meelde jäänud? No, on pulmapilte, on kooli lõpetamise pilte, on lihtsalt lõbusad pildid sõprade seltsis, aga ma isegi ei tahaks üldse mitte ühtegi piiri panna, ma tahaks kõikidele inimestele öelda, et eriline hetk on ikkagi iga inimese enda südames, tema jaoks see kõige erilisem hetk, olgu see siis päikeseloojang või kallistav vanaema pildi peale püüda või siis mis iganes tore sündmus tänava peal armunud paar käest kinni, et see ei peaga olema ainult enda hetk, aga midagi, mida te näete, mis on ilus ja mis väärib jäädvustamist. No, minu kõige erilisemad hetked on olnud loomulikult tütre poja sünd. Millistest erilistest hetkedest saad sina rääkida? Mina olen hetkede koguja juba aastaid, et siin ma väga tänan meeskonda, et siin sellised kenad südamekujud on. Mina kogun südameid juba 4 aastat. Esimese teadliku südame leidsin või tegin ise tookord kätega Pirita kloostri varemetest, ehk siis see on selline minu nii-öelda firmamärk, mida ma igal pool alati teen, aga tollest päevast peale kogun ma südameid, mis on nii suureks läinud, et täna saadavad eestlased, kes elavad välismaal, mulle erinevatest riikidest südamepilte. Ja ka see kampaania on selles mõttes natukene tuleb minu enda hetkede armastamisest, et see südamete kogumine ja nende märkamine on mu elu ikka väga palju armsamaks teinud. Ka siis, kui ise oled maru vihane mõne tööprojekti pärast või mis iganes sul võib natuke halvasti minna, siis kui leiad selle väikse ilusa hetke, pildistad ja jäädvustad, siis ta kuidagi muudab sind jälle natuke paremaks ja positiivsemaks. Ja ma saan aru, et inimesed, kes saadavad sulle selliseid toredaid jäädvustusi, siis te valite nende seast ju välja võitjapildi ja teil on ka olemas auhinnad. Meil on 2 toredat partnerit, kosmeetikabränd Avon ja looduskosmeetikabränd Bodyshop. Nad mõlemad on heldelt välja pannud 100-eurosed kingitused ja me loosime 2 siis pildi omanikule välja ühe kingituse. Üks saab siis Avoni kingituse ja teine või Bodyshopi kingituse. Nii et selles mõttes, kes tahab natukene suveks sära heade brändide toodetega, siis tasub ka juba sellepärast osaleda, aga ma ikkagi rõhutaks, et kampaania on loodud selle jaoks, et inimesed lihtsalt märkaks rohkem seda ilu, mis meie ümber on ja püüaks selle pildi peale ja naudiks seda hetke võib-olla siis ka tulevikus 3, 4, 5 aasta pärast, kui muidu võib-olla seda hetke ei mäletakski, aga kui pilt on albumis või tänapäeval arvutis, siis see teeb südamele sooja ka siis, kui muidu võib-olla ei teekski enam. Väga kuldsed sõnad ja tõepoolest sind tuntaksegi kõige rohkem kui suurt südamete kogujat. Tead sa ka, oled sa maailmas ainulaadne? Ma ei usu, et ma nüüd nii ainulaadne olen, kuigi öeldakse ju, et iga inimene on eriline just sellisena, nagu ta on, et võib-olla ühest küljest küll. Südamepiltide kogujaid, ma tean, Eestis on olemas üks noormees, kellel on kogus kuskil ligi 100 südant, kes on minuga ühendust võtnud. Aga et niimoodi teadlikult koguks keegi, seda ma päris täpselt ei tea. Küll on inimesed öelnud, et ma osalesin ühes teleprojektis ja kui nad nägid mind hullunult mööda ilma südameid taga otsimas ja neid pildistamas, siis mõni on pisiku saanud. Aga südant soojendab küll, ma olen täna pilte eestlastelt Ameerikast, Itaaliast, Sloveeniast, Venemaalt, isegi Tokyost on saadetud. Ma räägin sulle huvitava loo Tokyost. Tokyos liiguvad ringi, ma nüüd seda linna nime ei mäleta, sellised taksod, mille plafoon on südamekujuline ja seal sees on initsiaalid MK, nii et see on vist see linn, kuhu ma peaks kunagi minema. Vot, et üks väikene hobi, mis võibki
oma hetkedega elu ikka täitsa kohe huvitavaks keerata. Otse loomulikult, kuid mitme mehe südame oled oma elu jooksul võitnud? No vot, see on nüüd selline küsimus, et peaks need kavalerid varasemad kokku kutsuma, et kas kellegi süda tõsiselt võidetud sai, aga noh, see vist ei ole küsimus mulle, seda tuleb küsida kavaleride käest, kes on olnud. Uurime järgi, mitu südant päeva jooksul laekub? No kõige suurem südamesaak, ma nüüd olen küll teises stuudios, aga peab tunnistama, et oli Suvereporteri stuudios. Ma arvan, et need inimesed, kes seal töötavad, nad enam võib-olla väga ei mäletagi, aga nad on terve selle Reporteri korruse, seal on südameid kohviaparaadil, WC uksel, töötajate uksesiltidel, noh, igal pool, nii et kui keegi tahab neid südamekogusi näha, siis mul on blogis ekstra selle jaoks tehtud eraldi lingikene, kust saab neid südameid leida. Muuseas, peaks uurima linnavalitsusest, kes on selles süüdi, et selle kiriku kõrval valgusfooris oli südamekoju. Tänaseks seda nüüd enam ei ole. Oh nii, uurime järgi. Uurime järgi. Sinu portaal, Head uudiste portaal Good News kirjutabki ainult headest uudistest. No, kas ära ei väsita? Ainult häid uudiseid toota, sest et tegelikult müüb ju halb ja kui keegi saab kuskil viga ja no ma ei tea, ma ei usu väga, et ka teie väga halbu uudiseid toodate. Ei, ta ei väsita, pigem ta on ikkagi õpetanud nägema rohkem positiivset. Ja mis ei tähenda seda, et ma oleksin lillelaps, kes hüppab tõesti mööda põlde ja usub, et ainult headus on maailmas, kurjus on ka maailmas ja ma olen töötanud organisatsioonide heaks, kes võitlevadki kurja vastu, et ma tean väga hästi, mis on halb ja hea ilma halvata ka nagu justkui ei eksisteeri. Head uudiste portaal kirjutab natuke raskematest lugudest ka, aga alati õpetlikus vormis või alati selles vormis, mida saab sellest õppida või mis on selles positiivset. Oleme kirjutanud inimestest, kes on kaotanud nägemise, oleme kirjutanud erinevatest rasketes olukordades olevatest inimestest ja sellest, kuidas keegi neid aitab, et meie leiame selle nurga, kuidas tegelikult selles olukorras ikkagi on ka midagi positiivset. Ei väsita. Ei väsita. Moonika, mida suvi sulle veel toob? No suvel on praegu puhkus, ma teatavasti teen ka Head uudiste raadiosaadet Paides Kuma raadios ja praegu ma natukene püüan puhata. Küll olen olemas oma heade klientide jaoks ja teen neid töid edasi, mida peab tegema. Naudin Eestimaad. Homme lähen oma kalli töökaaslase ja sõbranna pulma, olen talle jooksupoiss ja assistent ja kõike muud sinna juurde. Võtan elult suvel perekonna tähelepanu nii palju kui võimalik, annan neile nii palju kui võimalik ja teen ära oma töö, mis vajab tegemist. Suured tänud, Moonika, meie suvestuudiosse tulemast ja ma soovin sulle tõepoolest ilusaid erilisi hetki sel suvel. Ma soovin sinuga peale saate lõigu lõppu teha ühed südamepildid ja seda siis jagada ka Head uudiste portaalis, et ma olen ka sinu südame kätte saanud. Aitäh veel kord.